Täna on tegelikult see on päris huvitav päev ja need esinejad, keda te täna laval näete, on päris võimsad. Respekt. Seetõttu te saate aru, et mina olen nii-öelda soojendusesineja ja seetõttu üritan teid hoida sellise piiri peal, et te päris magama ei jääks, aga et ei väsiks ära ja suudaksite vastu panna sellele tulevärgile, mis kohe peale minu esitust toimuma hakkab. Endine kaitseväelane, praegu olen kaitsetööstusettevõttes ja tavaliselt kaitseväes, ma olen käinud ka Kaitseväe Akadeemias elu jooksul loenguid andmas, seal on latt lihtsalt niivõrd madal ja seetõttu minu lemmiklause on see, et küsige, mida tahate, mina räägin, mida mina tahan ja ma ei räägi 2026. aastast ega ka ohustsenaariumitest, aga võib-olla räägin, kes teab. Niisiis, mul on slaidid, aga et need slaidid natukenegi elu tuua, siis ma olen otsustanud kasutada pigem klassikuid, tugineda klassikutele, varajane viiding, see ei ole ainuke, neid on päris mitu tükki siin sees. Et need on nüüd slaidid, millel on mingisugunegi väärtus. Teised on lihtsalt taustaks ja muidugi viidingul ei ole ei julgeoleku, ei kindlustamisega ega kindlustumisega ega lihtsalt kindlusega mitte mingit pistmist, kuigi ta on väga tähelepanuväärne luuletaja Eesti sõjaluule ajaloos. Tema on tõenäoliselt, tähendab päris kindlasti on ta esimene, aga tõenäoliselt on ta ainukene, kes on kasutanud luuletuses sellist poeetilist sõna nagu meremiin. Nii, aga lähme edasi. See on minu kava, need on sellised väga üldised küsimused. Ma tahan, et see oleks vestlus, seetõttu ma üritan rääkida hästi aeglaselt ja nii kaua, et teile ei jääks küsimusteks aega. Aga sellised üldised küsimused, et mis asjad need ühiskondlikud muutused on, sellepärast, et me ei saa nagu lihtlabaselt võtta, et must-valge, mis on meie ohud, millised on meie stsenaariumid, vaid minu arust me peame ikkagi kogu aeg mõtlema laiemalt. Et miks on see põhiline küsimus kõikide asjade taga, et miks me oleme sellise olukorras nagu me oleme, miks me peaksime kartma mingisuguseid muutuseid ja nii edasi ja nii edasi. Aga kõigepealt, et kas need on püsivad ja võimalikud, mis meid ohustab üleüldse, mis on see põhiline oht ja ma olen alla jooninud sellised nagu rõhuasetussõnad, et mis mind hullult närvi ajab, on selline nagu fatalistlik lähenemine, et meie oleme siin nii pisikes, vaadake, kui vähe meid siin saalis on, mida suudame meie Saku Suurhalli või ma ei tea, mingite suure publikute vastu. Ja see ajab mind hullult närvi. Ja muidugi tahaks panna asju konteksti, et tihtipeale, kui lehti loed, see on selline tunne, et nüüd on maailma lõpp, on ju. Et inimkond on tõsi küll köömes oma vanuselt 100 000, 200 000 aastat, oleneb, kuidas keegi nagu arvutab. Aga nüüd need viimased nädalad on nii ohtlikud, et hoia ja keela. Ja natukene räägiks sõjalisest rünnakust, aga prooviks avada seda Vene Föderatsiooni mõttemalli selles mõttes, et kas sõjaline rünnak on üleüldse võimalik. Ja kui see võimalik on, et mis loogika seal taga on. Ja nii edasi. Selline ilus pilt ja mis oleks parem alustada ilusate naiste rahvastega. Ja te muidugi olete kõik neid pilte teadlikult või teadmatult näinud kuskil. Need pildid on võetud 70-ndatelt, sellised moe- ja trenditeadlikumad inimesed tabasid sealt nüansid ära. Aga loomulikult te teate ette ära, et need pildid on võetud kahes riigis, Iraanis ja Afganistanis, on ju, 70-ndatel aastatel. Konkreetselt see pilt on Iraanist, Teheranist. Teherani polütehniline ülikool oli sellel ajal, mitte instituut nendel. Ja ülejäänud 3 pilti on võetud Afganistanist. Ja loomulikult ei ole vaja selgitada, et praegu te seal sellist olukorda ei näe. Ja loomulikult ei ole vaja ka selgitada, et ega see piltide, ega see ei olnud laialt levinud ka Afganistanis ja Iraanis 70-ndatel, nii et see on nagu selline pinnavirvendus, aga siiski. Vähe tuntud fakt on muuseas see, et 70-ndatel aastatel oli vist, nüüd ma panen päris mälu järgi, 74 või 75, Afganistan tarnis 60% maailma rosinatest, kui te natukene selliste asjade peale mõtlete. Et sellised asjad nagu tegelikult löövad pahviks, et kuidas nii,
keegi ei osta sealt praegu mingeid rosinaid ja kellelgi ei tule pähe sellist asja mõelda, aga selline asi oli päris tõsi. Nii et ühiskondlikud muutused on võimalikud ja nad võivad olla ka päris radikaalsed. Ja see on see, mis meid siin Eestis peab kogu aeg nagu valvsaks tegema. Ja meie oleme elanud suhteliselt luksuslikul ajal, mina väidan, väga-väga luksuslikul ajal, viimase 30-40 aasta jooksul, see on, ütleme, selline minu eluiga, isegi mina mäletan, on meil elu läinud kogu aeg paremaks. Kogu aeg paremaks. Ja see, kes väidab vastupidist, see lihtsalt ei oska mõelda pikemalt kui mõne nädala või mõne päeva perspektiivis. Aga on väga palju riike maailmas, kus olukorrad lähevad kogu aeg ainult halvemaks. Ja nende selline perspektiiv ja ohutunne on hoopis teistsugune. Nii et me peame olema valvsad selle üle, et teised ei mõtle samamoodi nagu meie. Ja nüüd panna seda konteksti ja ma otsin suvalise Eesti sajandi, 20. sajand, et meie elu on suhteliselt kehva. 1905 oli see kurikuulus esimene Vene revolutsioon Eesti uuel turul, ehk siis see praegune Estonia teatri tagune väljak. Seal toimus rahumeelne meeleavaldus, tõenäoliselt oli rahumeelne. Sõjaväelased avasid tule, tsaaririigi sõjaväelased, surma sai umbes 100 inimest, ega keegi täpselt ei tea, palju neid surma sai, aga umbes on see hinnanguline ja isegi inimesed, kes ei ole kuulnud seda, on näinud seda kurikuulsat Hei takso mälestusmärki, selline kole asi, mis sinna nõukogude ajal püstitati väikse mälestusmärgi asemele. Pärast karistussalgad, mõisade põletamine ja nii edasi, et need 4 aastat Eesti elus olid suhteliselt vaevarikkad. Esimene maailmasõda, vabadussõda, Saksa okupatsioon 10 kuud, tuhanded inimesed said surma, 10 000 haavata, kadunud ja nii edasi. Ja kogu ühiskondlik muutus on ju. Tsaaririik, Saksa okupatsioon, iseseisvus. 30-35 majanduskriisid, vapside võimu haaramine, Eesti demokraatia sellisel kujul lõpp, 39-50 ja ma vist ei hakka rääkima ühesõnaga. Mis mu mõte on see, et me leiame Eesti ajaloost väga kergesti ja isegi sellisest mäletamisväärsest ajast päris palju sellist huvitavat asja. Üks päev ma sain aru, et aasta 1917 on mu sünnile lähemal kui aasta 2024. Või 2026, nagu me praegu oleme. See paneb asju jälle perspektiivi. Ja kui rääkida sellistest muutustest, siis 1918-2007 oli vähemalt 11 rahareformi või rahamuutust. Vähemalt 11. Ja jälle, pea lõhkeb. Ja miks need aastaarvud, see on täiesti juhuslikult valitud ja täiesti juhuslikult ühtivad minu vanaema sünni- ja surma-aastaga. Aga lihtsalt mõtelda selle inimese nagu elukäiku ja nii edasi. Mu sõbra üks vanatädi, siis tema suri 90-ndatel ja ta oli väga-väga vana inimene. Aga siis ta päevas 4-5 korda ütles sellise lause, seda elukest. Aga tegelikult saab aru, et me ei ela mingist erakordsest imelikul ajal ja me ei ela mingis erakordses kummalisel ja erakordsel ohtlikul ajal. Aga see ei tähenda, et me elame täiesti turvalisel ajal, mitte mingil juhul. Ma panin jälle tahvli peale, tekitasin sellise sõnapilve, mis iseloomustavad tegelikult meie väikest avatud demokraatlikku ja vaba ühiskonda. Ma valisin nad täiesti vabalt ja enese nagu äranägemise järgi ja osad asjad tegin suuremalt ja paksemalt jälle enese äranägemise järgi. Aga põhimõtteliselt need asjad, mida meie peame igapäevaselt loomulikuks, nagu talve ja lumetulekut ja kõiki muid asju, nagu sõnavabadus ja mõttevabadus ja väljendamisvabadus ja organiseerumisvabadus ja kõiki muid vabadusi ja veel võimude lahusust näiteks. Meie jaoks väga tähtis. Või väga-väga oluline vabad valimised ja rahumeelne võimu üleandmine kaotajatelt võitjatele. Mis see on ju täiesti loomulik. Aga mis selle tulemus või selle asja tulemus on see,
et see tekitab sellise nagu pimeduse, kanapimeduse. Kui sa igapäevaselt elad siin ja sa saad aru, et Eesti on riik, me oleme vabariik, Euroopa Liidu liige, NATO liige, meil on oma lipp ja vapp ja hümn ja mingid elundid, presidendid ja riigikogud ja kõik need muud asjad, valitsused. Ja sa vaatad mõnda teist riiki ja sul tekib selline automaatselt arusaamine ja see on täiesti kummaline. Et meil on lipp, nendel on lipp, on ju. Meil on president, nendel on president. Meil on hümn, nendel on hümn. No järelikult need samad asjad kehtivad ka nende kohta. Ja täiesti intelligentsed inimesed kogu aeg teevad samasuguseid vigu. Ja see on üllatav. Pain üles Eesti filmiklassikast Päike, lilled, heinamaa, sellised tuttavad sõnad minu vanustele. Siis, kuidas ma ükskord mõtlesin välja sellise võrdluse, kui enamus meile ütled lapsepõlv ja kodu. Teie istute siin Fotografiskas, te olete siiski elus suhteliselt palju edasi jõudnud inimesed juba tänu sellele faktile, et te olete ühes maailma rikkamas riigis, meil on elekter, meil on soe ja nii edasi ja nii edasi. Aga sõnad lapsepõlv ja kodu ei tähenda kõikide jaoks samu asju. Meie enamuste jaoks lapsepõlv on ikkagi suhteliselt nagu turvaline, suhteliselt rõõmus, suhteliselt kaunis. Aga mul on vähemalt üks sõber, kelle jaoks see lapsepõlv ja kodu ei olnud üldsegi sellised. Et tal olid suhteliselt joodikutest vanemad ja tal oli raske ja tihtipeale oli ta näljas ja ta mäletab, et kui nende perre osteti televiisor, siis see oli selline suur asi. Aga kui tema tahtis televiisorit vaadata, sest kui ta nagu istus tooli peal, siis ta pidi niimoodi allapoole minema, sest tuba oli niimoodi suitsu täis, et ta pidi nagu altpoolt selle sinise suitsu alt vaatama, sest kõik tossasid kogu aeg kodus. Ehk siis riigid on erinevad, see on see mõte. Ja kui me räägime meie naabrist Venemaast, siis nii naljakas, kui see ka ei ole, siis mitte ühtegi sõna, mis selle slaidi peal on, ei kehti Venemaa kohta, saate aru. Mitte ükski nendest sõnadest, mitte ükski. Võib-olla Päike, lilled, heinamaa, jah, ma väga vabandan. Suur tänu märkuse eest. Aga muud asjad ei kehti, või siis vähemalt ei kehti kõigi jaoks. Ja see on selline oluline vahe. Ja seetõttu me peame osadega suhtlema teistmoodi ja nüüd jälle aeg on Viidingule sõna üle anda. See on Viidingu päris luuletus, ainuke selline, mida ma tean. Ja ma olen seda lugenud päris palju, mitu korda tähendab, selles mõttes päris palju. Ja ma olen loobunud, ega seal ei ole mingit peidetud tähendust. Aga rütm ja selline asi on seal sees olemas. See tundub nagu ilus ja loogiline ja tuleb sujuvalt üle keele eestlasele. Ma arvan, et selle asja mõte, selle luuletuse mõte on mul see, et me räägime eri keelt osade riikidega. Ja see on väga-väga ohtlik situatsioon. Nagu väga ohtlik situatsioon. Ja me räägime eri keelt nagu selliselt, et meile antakse selline luuletus või siit sa saad kohe aru, et ma ei saa siit mitte midagi aru. Aga panen veel mingeid naljakaid pilte taustaks, aga selle mõte on see, et me räägime eri keelt niimoodi, et me istume koosoleku laua taga tihtipeale ja läheme laiali ja mõlemal on kardinaalselt erinev arusaam, et mis nüüd toimus. Ma mäletan, ma rääkisin ühe oma sõbraga aastaid tagasi, kes ajas Venemaal äri ja tema ütles, et kõige raskem asi tema jaoks oli see, et aru saada, et mida tähendab nullsumma mäng. Ja nullsumma mäng on tavaliselt suletud süsteemides toimuv mäng, kus keegi võidab, kui keegi võidab, siis keegi kaotab. See on nullsumma mäng. Et laua peal on 10 ühikut mingit asja ja kui need 10 ühikut ära jaotatakse, siis sul ei teki sealt juurde 11. 12.
Meie elame avatud süsteemis ja meil on hästi palju selline mõtlemine win-win. Et me teeme midagi ja sellest tuleb asju juurde. Ehk me alustame 10 ühikuga, meil käib mingi äritegevus, aga äritegevuse lõpus on laua peal 15 ühikut. Ja see ei toiminud sellel ajal 90-ndatel Venemaal. Aga sellel hetkel, kui ta sai sellest nullsumma mängust aru, siis ta ütles, et äritegemine muutus lihtsaks. Et sa pidid iga kord mitte seda näitama, palju tema võidab, vaid palju sina kaotad. Sellepärast, et kui sa läksid alguses laua taha ja ütlesid, olgu, et sina saad 10 miljonit, mina saan miljoni, siis selle mehe aju saaks vatta traagistama, stop, kus see sinu miljon tuleb? Okei, aga järelikult minu käest on ju. Ei diili ei toimu. Aga kui sa suutsid näidata, et 10 miljoni asemel sa said miljoni, aga mina sain 200 000 kahju, see kõlab võrdselt, see kõlab okeilt. Et see oli see äritegevuse alus ja tihtipeale riikide vahelistes suhtlemistes on täpselt sama moodi. Ja punast värvi AI on alati intelligentsem. Nüüd, mis Venemaa teeb eriti ohtlikuks, on see, et see on väga tsentraliseeritud riik. Ta on väga hierarhiline riik ja väga tsentraliseeritud riik selles mõttes, et seda sõna otseses mõttes kontrollitakse keskelt ja ühest kohast. See on ka väga-väga suur haavatavus, aga hästi põgusalt räägin sellest. Aga mida see tähendab, on see, et Vene Föderatsiooni jaoks on kõik asi relv. Iga asi on weaponize, on see ingliskeelne sõna. Igast asjast üritatakse teha relva. Ja see on meie jaoks, meie vabariigi jaoks täiesti, vabariik üks sõna, aga ka vabariigi jaoks täiesti arusaamatu asi. Kõlaks täiesti ebaloogiliselt, kui ma ei tea, peaminister planeeriks ERSO visiite selleks, et alistada Läti. Võtta veelt nendelt saart ära, mida nendel ei ole, aga meil on muuses palju rohkem saari. Aga seal see täpselt niimoodi toimib. Iga asi on relv ja seda ma olen hästi palju öelnud, aga üks tuntud Nõukogude dissident ja nüüd Vene dissident Viktor Jerofejev, kelle artikleid Postimees tähelepanu või tänuväärselt tihtipeale tõlgib ja avaldab, on ühes oma raamatus Hea Stalin kirjutanud sellise lause oma isa kohta, kes oli Nõukogude diplomaat ja suursaadik, et diplomaatia on sõja jätkamine teiste vahenditega. See on kuulus Clausewitzi lause, üks enim tsiteeritud lause, et sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Enim tsiteeritud ja vähim loetud autor on Clausewitz. Aga Jerofejev siis pöörab selle pea peale ja ütleb, et diplomaatia on sõja jätkamine teiste vahenditega. Ja nii see oli. Nõukogude ajal need inimesed, kes mäletavad seda aega, iga asi oli relv. Absoluutselt iga asi oli sul relv. Ja iga asi oli selles mõttes relv, et ballettrelv, kalapüükrelv ja nii edasi ja nii edasi. Vahet ei ole mis asi ja kõike kontrolliti tsentraalselt. Mõnes mõttes on see puudus, mõnes mõttes on see puudujääk, selles mõttes, et kui sa tsentraalselt kontrollid, see tähendab seda, et allpool ei ole tegutsemist vabadust. Ja kui allpool ei ole tegutsemisvabadust, siis paljud sellised asjad nagu informatsioonisõda lähevad vett vedama. Sest informatsioonisõda ei ole selline sõda, et kui sa püssist lased kuuli, siis sa enam-vähem oskad ette öelda, et mis sellega juhtub sihtmärgis. Informatsioonisõda on see, et sa torgid kogu aeg, sa viskad välja mõtteid, sa viskad välja ideid, sa viskad välja loosungeid ja mõni näkkab, mõni nakkab, mõni saab sellise jõu taha. Aga mitte kõik. Aga nüüd, kui sa viskad välja 40 loosungit ja sealt 10-15 hakkavad pihta või saavad nagu nakkes, sa pead minema tagasi üles ja ütlema, et kuule, ärme nende teistega enam tegele. Ja see võtab aega ja see teeb nad palju-palju aeglasemaks. Aga kõik on relv. Nüüd DAIM on selline tuntud lühend DIME nendest peenete sõnade esitähtedest, mida kasutab NATO ja üleüldse sõjaväelased operatsioonide isegi mitte planeerimisel, vaid mõju kirjeldamisel. Aga need on need riigi 4 põhilist vahendit, millega poliitikat tehakse. Ja nii välisriiklikku kui siseriiklikku. Ja ei ole vaja nagu pikalt mõelda, et aru saada, et niimoodi see on.
meil on need asjad olemas meie vabades riikides ja demokraatlikus ühiskonnas, aga need asjad on pigem sellised lõdvalt omavahel seotud, ei ole tsentraalselt juhitud ja me teeme midagi ühes alas, aga tihtipeale teiselt pool teeme hoopis midagi muud. Ehk meie sõnad ja teod lähevad tihtipeale vastuollu või me teeme midagi, aga me ei oska sellest piisavalt hästi rääkida. Venemaal on asi natukene teistmoodi. Lisaks nendele osad teoreetikud kirjutavad veel siin muid sõnu juurde, see law enforcement on muuseas väga-väga tähtis. See on just siseriikliku mahasurumise vahend ehk korrakaitse, õiguskaitse. Nõukogude ja Venemaa seadusandlus oli selles mõttes väga-väga huvitav. Nad täiuseni lihvisid sellise mõtte, et sa ei saanud elada ilma, et sa seadust rikud. Täiuseni. Ja isegi kui algul ei olnud selle taga karistus, siis alati sa võisid mingile asjale teha karistuse ja keerata vinti juurde. Aga sa ei saanud elada niimoodi, et sa mitte midagi ei rikkunud. Ja see kehtis huvitaval kombel isegi suuliste korralduste kohta või isegi mitte suuliste, vaid kirjalike. Ja ma mäletan, üks mu tuttav rääkis mulle loo Nõukogude ajast. Nõukogude sõjavägi oli Saksamaal, Ida-Saksamaal ja see oli spetsiaalne selline vägede grupp Saksamaal oligi selle nimi. Ja seal oli selline lugu Nõukogude aega, kõik asjad olid kuidagi väga kummalised ja kui sõjaväe veoauto sõitis, siis mitte veoauto juht ei vastutanud, vaid vastutas autokomandör, kes istus juhi kõrval. Et kui midagi juhtus, siis mitte juht ei sõitnud kraavi, vaid siis see autokomandör vastutas. See oli selline äraspidine süsteem, sest juht ei saanud kunagi usaldada, aga see komandör, kes ise juhtida ei osanud, et see oli siis palju pädevam autot juhtima. Ja siis neid komandöre määrati, aga siis kui hakkas rohkem liiklusõnnetusi juhtuma või mingid segadusi kohalikega ja nii edasi, siis see ülem andis välja käskkirja, kus ta teatas, et autokomandöriks tuleb valida inimesi targemate majorite seast. Ehk siis ta ütles, et tuleb selline auaste nagu major, see on selline mingi ohvitseri auaste suhteliselt kõrge. Ega neid väga palju ei olnud, aga tuli veel eraldi targemate majorite seast pidi valima. Aga mis sa sellega tegid, olid see, et kõik alluvad hakkasid kohe seda rikkuma, sest palju sul neid majoreid on ja panna kõik majorid mingite autodega sõitma, et kes nende tööd siis teeb. Loomulikult hakati seda rikkuma. Aga isegi kui sa panid sinna majori ja tema sõitis kraavi või autojuht sõitis kraavi, aga midagi jama juhtus, siis sai ülem sind ikka ei karistada, sest järelikult ei olnud major piisavalt tark. Aga see näitab seda mõtteviisi. Ja mis see tegelikult tähendab, on see, et need hübriidrünnakud, millest me kogu aeg räägime, mis on kogu inimkonna ajaloo jooksul olemas olnud, aga neid hübriidrünnakuid, neid ei toimu kogemata, neid juhitakse tsentraalselt ja milles on venelased meeletult osavad minu jaoks, on see, et nad suudavad neid hübriidrünnakuid väga hästi sihitada. Nüüd see tabel, ma loodan, et ei näe seda, kes näeb muuseas, suudab lugeda, siis olete läbinud Kaitseväe arstliku kontrolli, vähemalt silmanägemise osas. Aga see asja mõte ei olnudki see. Ma võtsin selle 2007. aastast ühe Euroopa Liidu panganduse ettekandest ja 2007 aastat Eesti kohta ju mäletate, meil oli üks siin pronkssõduri mäss ja siis juhtus see suur massiivne küberrünnak Eesti vastu ja sealt algas meie küberjulgeoleku ja kõige muu edulugu. Ja see oli tõsine asi, ja aastaid me rääkisime küberrünnakud ja kuidas tehti sellist, teist ja kolmandat. Ja ma mäletan, ühe riigi inimesed küsisid mingi hetk, et kuulge, et see kõik on nagu maru huvitav, aga mis point on? Et miks te sellest kisate, sellest küberrünnakutest? Et what's a big deal? Ja me ei saanud nagu pangad olid maas ja me saame aru, aga mis sellest siis muutus? Siin tabelis on öeldud, et sellel ajal
kasutas 50% eestlastest elektroonilist pangandust, tegelikult õige pangatehete või pangaülekannete, elektroonilisi pangaülekandeid tehti kuskil 89-90% kõikidest pangaülekannetest 2007. aastal. Selles konkreetses riigis oli 9%. Ehk siis teisisõnu, kui sa oleks samasuguse rünnaku teinud nende vastu, nad ei oleks sellest aru saanud. Ja see on nüüd selle hübriidrünnaku selline kõige tähtsam asi. Ei ole mõtet teha hübriidrünnakut, kui see viga ei tee. Ja selles ma pean ütlema, et on venelased väga osavad ja nad suudavad väga täpselt sihitada neid hübriidrünnakuid nendesse nõrkadesse kohtadesse, mis nendes riikides on. Kas see on mingi kultuuriline suhtumine, alates sellistest demagoogilistest lausetest, et kas me hakkame nüüd Dostojevskit tühistama ja nii edasi. Või ta hakkab rääkima mingitest väärtustest, või ta hakkab rääkima immigratsiooni vastu, mis kõik on tõsised asjad, meeletult tõsised asjad. Aga sellel hetkel, kui sellises meediapildis, mis on reeglina must ja valge ja kus seda keskmist lüli enam ei ole tihtipeale ja kus seda ei ole, kes ütleb, et okei, sellel küsimusel ma arvan niimoodi, aga selle küsimuse puhul ma olen hoopis teise leeri poolt, siis see kohe tehakse relvaks ja see on probleem. Nii, soovitan lugeda ka seda Vene impeeriumi vältimatut lõppu, on olemas ka e-raamatuna, teen siin tasuta reklaami nii rahvaraamat.ee kui apollo.ee. Aga need on need 3 vaala, millel see Venemaa püsib ja jääb pikaks ajaks püsima. Nii kaua, kuni need ei ole muutunud, Venemaa on täpselt samasugune, nagu ta on. Paljud inimesed on öelnud, et siin räägib Viiding küüditamisest, suure tõenäosusega räägibki, aga see on nüüd see, et mida me peame selle kultuurisõja all tegelikult mõtlema. Et kui õnne saab liiga palju, siis peab ära minema. Nii, lähme konkreetsemaks. Võib. Ma vaatan, ma pean aeglasemalt rääkima, ma olen liiga kiiresti rääkinud. Nii, järgmine slaid. Kõik on läbi lugenud. Viimasel ajal on ajakirjandus olnud sellist nagu, et kas on siis tõenäoline Venemaa rünnak, ei ole tõenäoline Venemaa rünnak, tulevad nad meile sõjaliselt kallale, ei tule nad meile sõjaliselt kallale. Kes seda teab? Tegelikult, päriselt. Minul vastuseid ei ole. Aga kui vaadata ja mõelda, et mis keeltes eri need inimesed räägivad või mis keeltes nad mõtlevad, mis nende seal taga on. Ja vaadata seda, mis toimub nii-öelda on the ground või mis reaalseid fakte. Venemaa on korraldanud õppust Zapad nimega Zapad, mis tähendab lääs aastast 1999. See oli esimene õppus, enne seda oli Nõukogude Liidu aegsed õppused täpselt sama nimega, 99 hakkas nemad seda uuesti korraldama. See õppus on tavaliselt massiivne, tihtipeale kestab see aasta läbi või mitu aastat. 2021 aastal oli näiteks sellega seotud päris reaalsed asjad maastikul, ehk siis harjutati mitte ainult sõjalist asja, vaid harjutati ka hübriidrünnakuid. Meie tunneme seda sellise nime all nagu Leedus põgenikekriisina, siis ta läks Poola põgenikekriisina, ehk siis Valgevenest hakati inimesi üle piiri suruma. See oli asi, mida nemad juba venelased järgi proovisid 2010-ndatel, need niinimetatud jalgrattaturistid, mis ilmusid keset Soomet, täiesti, meie mõttes ikkagi Põhja-Soomes, tulid järsku aafriklased jalgratastega, turistid, ja ka Norras ummistati täpselt samasuguseid asju. Nad vaatasid, et töötab ja kasutasid seda natukene hiljem. See oli tegelikult seotud kogu õppuse sõjalise poolega ja nii edasi, mis leidis aset mitu kuud hiljem. Samal ajal oli ka aastal 2021 oli hästi tugev liikumine, mitte tugev liikumine, vastupidi, tugev liikumine väga väikestes gruppides. Facebookis ehitati uut Balti ketti, see oli see koroonavastane demonstratsioon
Ja mis toimus täiesti, loomulikult kõik need asjad on juhuslikud ja kokkulangemist mitte mingisugust ei ole, aga loomulikult on. Et see sama põgenikekriis, mis toimus Leedus, sellega samal ajal toimus see Balti kett Leedu, Läti, Eesti. Ja kui Leedus oli tänavatel 10 000 inimest selles uues Balti ketis koroona piirangute vastases, Lätis oli umbes 1000 ja Eestis oli 100. See oli see suurusjärk. Ja loomulikult see oli täpselt juhuslik, täpselt selle põgenike kriisiga ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui vaadata fakte, siis mitte ühelgi sellel Zaapadi õppusel ei ole harjutatud mitte mingisuguseid kaitsetegevusi, vaid kõik need on ründava iseloomuga õppused, kõik, absoluutselt kõik õppused kanduvad üle Balti riikideks, aga rünnatakse virtuaalselt ka selliseid asju, Taanit, Hollandit, kus on suured sadamad, aga tegutsetakse selles ülikuulsas Giuki käpis või Giuki lõhe või mis ta iganes on. Ja Giuk, G-I-U-K, tähendabki Gröönimaa, Gröönimaa, Island, Ühendkuningriigid. Ehk siis see on nüüd, kui te mõtlete selle peale, selle vahemaa peale, siis see on nüüd see, kus venelased tavaliselt oma allveelaevu sisse suruvad. Nii et faktid ütlevad seda, et nad mitte, see rünnak on võimalik, sest nad harjutavad seda. See on see loogika. Et kui keegi ütleb, et see rünnak ei ole võimalik, siis see ei vasta tõele. Nad harjutavad seda regulaarselt ja see on nendel tavapärane tegevus. Lihtsalt meenutuseks, see siin on Barbarossa plaan. Barbarossa oli Natsi-Saksamaa kallaletung Nõukogude Liidule. Peale seda, kui nad olid pool Euroopat kahekesi koos juba ära vallutanud, siis 22. juunil 1941 mindi üle piiri ja algas see, mida venelased siiamaani kutsuvad suureks isamaasõjaks. Ja seda olukorras, kus Hitler oli seda nädalate kaupa edasi lükanud, esialgne alguse plaan oli umbes mais, aga see point on see, et selle kogu plaani, ja see on dokumentaalselt täiesti fikseeritud, selle kogu plaani väljatöötamise kavatsuse andis Hitler ametlikult välja septembrikuus 1940. Ehk siis autoritaarne riik, mis on väga tsentraalselt juhitud, suudab vähem sisuliselt mõne kuuga välja töötada teise riigile kallaletungimise kava, ilma, et toimiksid mingid demokraatlikud protsessid, mingid arutelu, et kas meil üleüldse on vaja ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin me oleme sammu veel edasi läinud. Ehk siis see on nüüd plaanid, mida nad kogu aeg harjutavad, kuidas sulgeda Läänemeri ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd sinna alla ma olen need poksijad ja see on selline hästi loll minu võrdlus. Ma väga vabandan. See on selline lugu sellest, et kujutage ette, ma ausalt öeldes ei tea, kes on praegu boksi raskekaalu tšempion ja neid on mitmeid maailmas, aga vähemalt ühte ukrainlast ma tean, kes on Klitško vist. Ta enam küll aktiivselt vist ei boksi, aga suur ja tugev mees. Ja kujutage ette, et kui mina siis asuks temaga boksimatši. 12 raundi, 12 korda 3 minutit, täis boksimatš, profi boksimatš. Ma olen temast palju vanem, ma olen täiesti vormist väljas, ta on suurem, ta on tugevam ja ma ei ole ka mitte kunagi boksinud. Aga oletame, et see boksimatš nüüd kuulutatakse välja. Ja hakkab pihta, eks ma saan kõvasti tappa, aga näeb ikkagi boksi moodi välja. Ja mingid löökide vahetused ja nii ja naa ja boksis on nii, et kohtunikud annavad punkte. Ja isegi mõne raundi seal punktidega võidan ja nii ja naa ja 10. raundis lööb see Klitško mul vasaku kulmu, nii tugevasti rulli, verd voolab ja matš katkestatakse. Tehniline knockdown. Ehk siis mina ei saa edasi nagu matši jätkata. Nüüd spordi ajaloo vaates, mis sport see on, aga ütleme meelelahutus ajaloo vaates on asi selge. Klitško võitis, palm kaotas. Seal ei ole mitte mingit seletamist. Aga kui te nüüd korraks mõtleksite, et kui selline asi päriselt juhtuks, kes on see inimene, kes võtab loengutega miljoneid?
kes on see inimene, kes kirjutab raamatuid, kuidas ma valmistusin poksimatšiks Klitschkoga ja see muutub bestselleriks, kes ja nii edasi ja nii edasi. See on see loogika, saate aru. Ja nüüd see põhiline küsimus on see, et miks peaks Putin NATO-le kallale tungima? Mängu püsimise ilu pärast. Päriselt. Kui te kujutate ette sellist mingit täiesti nagu meelevaldset stsenaariumit ja mul ei ole mingit tõestust, et Vene Föderatsioon on kunagi niimoodi mõelnud, aga täiesti meelevaldset stsenaariumit. Putin tungib kuskile NATO territooriumile. Ja NATO on päriselt sõjaliselt lõppkokkuvõttes väga palju Venemaast tugevam, mis ei tähenda alati, et ta on igal pool Venemaast tugevam, geograafilises asukohas. Aga ta on Venemaast tugevam. Seal ei ole mitte mingit kahtlustki. Ja nüüd toimub mingi selline sõjaretk, pannakse see seisma, see piiratud sissetung, ükskõik kus ta juhtuks, kas või Gröönimaal või Liivimaal või kus iganes. Ja nüüd toimub lahingud ja Putin lüüakse nüüd sealt välja koos Venemaaga ja enamus NATO sõdureid läheb oma riikidesse tagasi ja on rõõmsad, me ju võitsime, sõda on võidetud, vahet ei ole, kas ta kestis siis 6 päeva või 6 nädalat või 6 kuud. Aga nüüd need inimesed, kes selles NATO riigis, kes seal koha peal on, mõtlevad sellist mõtet, et okei, et terve mu riik on ära hävitatud, pool riiki on päris maha põletatud, mu naine sai surma, poeg hukkus rindel ja tütar on vägistatud. Et kuidas see võidu moodi on? Miks te enne midagi ei teinud? Ja see võib olla see hetk, kus NATO võib laguneda. Võidukas NATO. Täiesti tõenäoline. Või NATO lõhed lähevad veel suuremaks. Ja need on just nimelt need asjad, mille peale need autoritaarsed režiimid mängivad. Mitte alati täieliku võidu peale. Nõukogude Liidu aeg oli plaan minna kuni Gibraltarini välja. Selline mees, kes on praegu Venemaa kindralstaabi ülem Gerassimov, ta oli siin diviisiülem Tallinnas 90ndate alguses. Oli seal, kus praegu on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoone, see oli tema staabihoone. Siis temal olid plaanid, kuidas teises ešelonis minna kuskilt Prantsusmaalt edasi jätkata rünnakut Hispaania suunas. Seda enam muidugi ei ole, aga kõik muud asjad on olemas. Ja kui rääkida nüüd tõenäosustest, mida kasutatakse luureametkondades, ja ma loodan, et seda te näete, siis kui te vaatate neid tõenäosusprotsente, kui keegi ütleb inglise keeles sõnad highly unlikely, see on muuseas ametlik, see on võetud brittide luureorganisatsiooni kodulehekülje peal. Nad annavad välja analüüse ja hinnanguid ja nad kasutavad seal teatud sõnu ja kui need sõnad panna protsentidesse. Et kui öeldakse, et on highly unlikely, et Venemaa tuleb Eestimaale kallale, siis see jääb sinna 10 ja 20% vahele. Täringu vise on umbes 16%. Kui viskate täringu, siis on umbes 16%, nagu võrdluseks. Kui keegi teile hommikul ütleks, et te võite auto alla jääda, aga see on highly unlikely, 16%. Mina teeks kodukontorit, nagu ilma naljata. Ja sellise asjaga nagu riigi iseseisvus, riigi tulevik, riigi heaolu, ühiskonna heaolu, siis selliste protsentidega, remote chance on 5% ikka veel. See on remote chance, saate aru, 5%. See on 1/20. See, jumala eest, see on kohutavalt suur protsent. Nii, lähme edasi. Ehk siis mis peaks olema siis meie põhimõte? Me ei suuda kõneleda ja me teame, et on ohtlik. Ja küsimus on see, et me tahame välja anda sõnumi, et kuule, teeme niimoodi, et sellist tulevikku ei oleks. Sest küsimus ei ole mitte selles, et me tahame sõdida. Küsimus on selles, et me tahame sõda ära hoida. See kivi on Valkla lahingu juures. Valkla lahing oli selline, või
te ju teate, see oli umbes see piir ja neid kive on päris palju tegelikult Eestimaal, mitte väga palju õnneks, aga suhteliselt Tallinna lähedal. Esimene jalaväebrigaad, mina juhtisin seda aastatel ammu, 10 aastat tagasi, oli sellel ajal Eesti esimene jalaväepolk ja nemad sõitsid rindele täpselt sellel päeval. Kogunesid jälle uuel turul, istusid regede peale ja õhtul siis peatasid selle punase väe. Siiamaani ja mitte kaugemale. Ehk siis asi, mida ma arvan, mis see meie suhtlus peaks olema, et kui me ei suuda sellises elegantses ja keerulises keeles enam omavahel suhelda. Meie anname välja depeši ja nemad saavad sellise viidingu luuletuse, mida ma enne näitasin. Siis me peame kasutama väga lihtsaid sõnu. See on piir, astud üle, saad surma, kõik. Ja me peame näitama, et me suudame seda teha. Ja see on see erisus, sest meie tavaloogika ja mina olen äärmiselt rahuarmastav inimene, sellepärast ma olingi üle 30 aasta kaitseväes. Meie tavaline loogika on see, et räägime mõistushäälega. No ega tema ka ei taha. Aga praegu tundub, et see teine pool on tihtipeale nagu must kast ja see must kast on selline, et sa viskad midagi sisse ja vastu võib tulla ootamatu reaktsioon. See on see, kuidas näevad ameeriklased igasugust konflikti ja konflikti tulemist, et meil tihtipeale on niimoodi, et me paneme seina peale mingisuguse graafiku ja siis ta hakkab pihta rahu, kriis ja siis jõuab sõjani. Et pigem ta on selline ringikujuline asi ja pigem on ta selline kiigekujuline asi. Ehk siis sa kiigud niimoodi edasi-tagasi. Ja kõvemad mehed teevad siis nagu neid võllikaid, aga meie loodame siis sellist asja teha, et enne võllikat suruta teisele trajektoorile. See on heidutus. See on see, kuidas me peaksime mõtlema iga päev, igal pool. Ja nüüd järjekord tuginedes autoriteetidele, see on selline tüüpiline viidingu luuletus, mis algab väga olmeliselt, räägib särkidest ja ööbimistest ja siis tuleb järsku selline, kasutades jälle Eesti filmiklassikat, võimas poognatõmme ja crescendo, milleks härmatanud särgid. Ja siis läheb sellisele natuke koomilisele lõpplahendusele, ehk et ei jätku tehnilistest nõksudest. Ja nüüd ühest tehnilisest nõksust, ehk siis kuidas siis see venelane mõtleb tihtipeale, ma tahakski rääkida. Kõige jaburam on venelaste, või ma ei ütle venelaste, vabandust, Vene Föderatsiooni nende jõuametkondade mõtteviisis, et nad on väga lähedale jõudnud sellele must on valge, vale on tõde, vabadus on orjus on vabadus ja nii edasi. Nad on tõesti väga lähedale jõudnud. Ja sõjalises mõttes kaitset lahendatakse rünnakuga tihtipeale. Ka meie kõnekeeles ütleme, et kõige parem kaitse on rünnak, aga see on enamus inimestele tihtipeale suu soojaks öeldud. Neid olukordasid, kus see kõige parem kaitse tõepoolest on rünnak, ei ole väga palju. Aga nendel on see reegel, pigem reegel. Muidugi nad saavad ka sealt väga palju igasugust muid asju, aga pigem on reegel selline, et kõige parem kaitse on rünnak. Milleks me hävitame Ukrainat? Sellepärast, et me ju armastame seda Ukraina maad ja me tahame, et seal oleks kõik rahulik. Okei, jälle. Meie pea lõhkeb, sinna mahub see kõik ilusasti sisse ära. Kui te nüüd mõtlete sellist asja, et oletame, et see tärn seal on näiteks mõni suurlinn. Võtame suvalise suurlinna Venemaal, Peterburi näiteks. Ja see joon on lihtsalt joon, aga ta võib olla ka riigipiir. Pigem on ta siis riigipiir. Ja meie ei saa tegelikult aru päriselt ka, kui hõre on Venemaa või kui hõredalt asutustatud ta on ja kui tühi on see Venemaa. Maailma suurimaid riike, paisus, Romanovite ajal vist oli 54 000 ruutkilomeetrit iga aasta, ehk siis üks Eesti iga aasta saadi juurde, meeletult suur, aga ega neid inimesi seal väga palju ei ole. Ja me tihtipeale ei saa ka aru sellest, muidugi me saame, et meie jaoks vaadake, kui te mõtlete Tallinnat, kui me siin paneme praegu näpu maha, tõmbame sellise 15-kilomeetrise ringi, 20-kilomeetrise ringi siit ümber, siis see on see koht, kus 60% Eesti SKP-d nagu tehakse, nagu päriselt. See on kainestav. Ja tegelikult
ma olen ise käinud, ma tean peale seda, et 15 kilomeetrit jätkub ikka veel elu. Et mina olen selline Tallinnas sündinud ja kasvanud inimene, et Järvevana tee on juba nagu tihtipeale tsivilisatsiooni piiriks, aga tegelikult see ei ole niimoodi. Aga Venemaal see päriselt on. Et kui me mõtleme Peterburi peale, siis see ei ole mitte ainult sümbol ja arhitektuuripärl, vaid see ongi päriselt tööstuse nagu kogum, transporditööstuse kogum. Võtke see Peterburi sealt välja, see kogu elu lakkab. Mitte ainult sellepärast, et pole inimesi ja pole tööstust, aga kogu asi käib läbi Peterburi. Transport käib läbi Peterburi näiteks. Väga üllatav meie jaoks. Ja see mõtteviis on selline, et et me kaitseme tegelikult Peterburi. Nõukogude ajal oligi ühed suurimad õhukaitsed olid üles ehitatud Eestisse, Hiiumaa, Paldiski kant, seal olid hästi tugevad õhukaitseüksused. Eestis kasutati või õigemini oli relvastus, keegi ei kasutanud seda. Nõukogude Liit töötas välja sellise asja nagu õhukaitseraketi, millel oli tuumalõhkepea, et saadata õhku üles ja siis ta plahvatab ja võtab ära need pommitajate armaadad, mis nende poole tulevad. Aga see selleks. Nüüd see loogika on see, et ma pean kaitsma. Nende tühjus tähendab ka seda, et Peterburi ja Narva jõe vahel suurt midagi ei ole. Nagu päriselt. Seal on hästi palju metsa, hästi vähe teid ja midagi nagu ei ole. Isegi kui sa tahad nagu Peterburi kaitsta, siis sul on nagu ruumi vaja, kui sa paned näiteks oma õhukaitse radareid püsti või õhukaitseüksuseid. Ja seetõttu sa pead kuskile eemal tekitama mingi sellise mulli. See võib olla Gotland, see võib olla Hiiumaa, see võib olla ükskõik mingi asi kuskil Peterburist eemal, mille ümber sa tekitad sellise tsooni, millega sa iseenda arust kaitsed Peterburi. Ehk siis see loogika on see, et ega nemad lollid ei ole. Nad saavad aru, et nad keeravad hullult palju sitta inimkeeli kõigile ümber ringi. Ja nüüd nad kardavad seda kättemaksu, sest see peegel mõtlemine on meil kõigil väga omane. Et kui nemad mõtlevad nii, siis järelikult ka meie mõtleme nii ja me tahame Peterburi ära hävitada. See probleem on see, et nad ei suuda seda teha väga lihtsalt. Nad ei suuda seda teha väga lihtsalt, sellepärast, et nendel pole tehnilisi võimalusi. Balti laevastik, mille üle nad on väga uhked, on tegelikult suhteliselt masendav. Ja nendel on vaja nagu natukene edasi minna, ehk siis toetada seda mulli tekitamist millegiga, mille nad toovad lähemale. Ja see võib olla 100 kilomeetrit, 150 kilomeetrit, see on lihtsalt suvaline joon. Vot, see on see viis, kuidas võiks sündida selline sõjaline rünnak. Ma hakkan juba, see on eelviimane slaid ja ma olen vaatan oma taimerit ja ma näen, et õnneks ei jätku aega küsimusteks. Ma olen väga rõõmus. Hädaolukorra seadus, ma lähen nüüd teema juurde, et mida me peaksime tegema. Me peaksime valmis olema, aga mitte ainult sõjaliselt. Me peaksime valmis olema ühiskonnana. Aga kui mõelda, siis me olemegi paljude asjadega ju kogu aeg valmis olnud. -20 kraadi väljas kedagi ei üllata, see ei ole katastroof. Tuli siin hirmsat lund maha, ka see ei olnud katastroof. Tuli jälle ootamatult talvel nagu iga talv. Meid nüüd praegu üllatavad tihtipeale soojad suved ja soojad selline tippkuumus. See üllatab, see on nüüd uus asi, nõus. Aga me kohaneme jälle. Miks me ei peaks kohanema sellise julgeolekupoliitikas pidevalt oleva sita suusailmaga? Lõdvalt. Mitte ainult riik, vaid igaüks meist ka. Hädaolukorra seadus räägib elutähtsatest teenustest ja see loogika on selline, et igaüks jätkab selle tegemist, mis ta senimaani on teinud. Miks ta peakski teistmoodi tegema? Aga see ei pruugi olla ainult elutähtsa teenuse puhul. Ja see loogika on selline, et kuidas mina seda näen, on see, et sul on nagu põhimõtteliselt 3 etappi, milles see kaitseetapp on kõige lühem ja kõige kontsentreeritum. Sul on ettevalmistamise etapp ja sul on siis see järelnoppimine ehk siis teenuse taastamise etapp või ükskõik, kuidas ma seda ka nimetan. Ja see toimib nii üksikisiku tasemel, kui sa kriisi satud. Õigem, ma enne unustasin öelda, seal oli üleval, need lühendid olid HILP ja HIHP. HILP, nagu te kõik suurepäraselt teate, kindlustusinimesed, siin on high impact, low probability
ja siis see teine oli high impact, high probability. Mis ma sellega öelda tahtsin, oligi see, et see rünnak mulle enam ei tundu hilpina. Aga see oluline osa on see restore, ehk siis kuidas sa teenust taastad. Ja kui te nüüd mõtlete suvalist asja, võtame Eesti elektrivõrku, see on ilmselgelt, et elekter on meie igapäevane ja kõige elutähtsam teenus. Palju muid asju on ka, aga elekter on kindlasti. Ja kui see ettevalmistusfaasis sa pead enda jaoks läbi mõtlema, et kes teeb mida ja nii edasi ja nii edasi. Ja üks selline sobiv raamistik jälle sõjaväes on täiesti suupärane sõpradele tuntud kui .mlpfi. Kõik suudavad seda lõdvalt üle keele rullida. Aga kui te mõtlete need kategooriad omavahel lahti, et mis mu põhimõtted on, mis on see osa sellest organisatsioonist või kuidas ma kriisist väljaminekut toetan, kuidas ma kaitsen oma tegevust, millist väljaõpet ma pean inimestele andma, millist varustust ma pean ostma, kes juhib seda, millised inimesed on kaasatud ja nii edasi ja nii edasi. See interoperability iga asja puhul tähendab koos tegevusvõimet teiste asutuste, teiste organisatsioonide, teiste kõigiga. Ja hästi lühidalt, mis ma tahan öelda, on see, et loomulikult see restore faas on nagu väga oluline, aga ettevalmistus ka. Et ma arvan, et see kindlustamise puhul võiks mõelda tihtipeale selle peale, et aga miks mitte nõuda seda? Ja miks mitte nagu premeerida head käitumist väiksemate preemiumitega? Sest see loogika on see, et jätame selle sõja kõrvale, aga miks mitte võtame siis sõja? Et kui asutus või ettevõtte või korteriühistu või inimene on läbi mõelnud selle, et mis toimub kriisi või sõjaaeg, ju ta siis saab väiksemate asjadega ka hakkama. Ju tal on see ettenägemisvõime, mis on jälle kindlustusfirmade puhul väga tähtis, on kui kiiresti suudad teenust taastada. Ja kui me räägime siin näiteks Vilniuse või ükskõik millise teise lennuvälja puhul, siis tegelikult oleks aeg mingi hetk küsida, et okei, et me saame aru, et sa panid lennuvälja kinni, sest enam ei ole ohtlik või on ohtlik lennata, kui sul mingid tundmatud droonid seal on. Aga kallis inimene, kuidas sa aru ei saanud, et sul need droonid tulevad? Või mis hetkel sa aru said, et sul need droonid tulevad? Miks sa varem ei saanud aru? Ja mida sa nüüd teed ja miks see lennujaama kinnipanemine kestab 10 tundi? Et miks sa ei saa poole tunniga hakkama? Et need on minu arust väga asjakohased küsimused. Nii, 27 sekundit täpselt õige aeg luuletuse lugemiseks. Ja see võiks olla ka meie kõigi moto. Nii. Ja ongi aeg läbi. Aitäh. Kõigepealt luuletuste loomulikult eest. Viidingu juurde viimine on viisakas tegu. Aga mõned küsimused ikkagi tahaksin. Ma võib-olla päris alustaksin algusest selle sama slaidi vaatamine, kus sa kirjeldasid Eesti 20. sajandit. Kus sa kirjeldasid Eesti 20. sajandit, oli see alguspunkt seal siis 1905 sündmus siin Tallinnas. Ja see tuletas mulle meelde ühe mõtte, mis mulle tundub, et haagib kuidagi, näed, siin on, et see haagib sellega ka, mis võib-olla puudutab Ukraina sõda või ma tahaksin, et sa kas kinnitaksid või lükkaksid selle ümber. Nimelt seal 1904-1907 seal toimub Vene-Jaapani sõda ja venelased kaotavad selle, see on päris selline kole sõda. Minu enda vanaisa osales selles sõjas, aga tuli tagasi ja seal juhtus üks strateegiline jama venelastel, et saada ohvitsere, siis sinna maale ei võetud ei soomlasi, eestlasi, lätlasi, eks ju, et Balti ja Põhja siis noorohvitsere ei lastud sõjakooli, aga siis neid sai Vene-Jaapani sõjas väga palju surma, neid noorohvitsere venelasi just, ja siis ei olnud midagi teha. Tuli lasta eestlased, soomlased, lätlased ka kooli ja me teame, millega see lõpeb, eks ju, et muu hulgas muu liikumine, aga see annab aluse siis rahvuslikele väeosadele ja rahvuslike väejuhtimise tekkimisele. Täiesti nagu ette ju prognoositav, kui oleks tunnetus olnud parem, oleks saanud paari käiguga kehvemini hakkama,
ja oleks olnud ilmselt nii soomlaste kui eestlaste vastu raskem või lihtsam sõdida. Ehk strateegiline mõtlemine on see. Kui me vaatame Ukrainat, siis halva mängu juures hea nägu, eks sa püüad ikka lõpuks sellest ka välja pumbata, mis sul on, eks selline oportunistlik käitumine Venemaale omaselt. Aga siin aastal 2026 mõeldes, see on strateegiline viga. Tegelikult ei olnud Ukraina see, mida sellisena oleks saanud ära hammustada 100 000 mehega seal piiri ääres, eks ju, lennuvälja üle võttes. Kas see strateegiline nõrkus, mida siit niimoodi võib näha, on Venemaale omane? On üks küsimus. Ja kas see nõrkus, nende nõrkus on mõnes mõttes meie jaoks ka oht? Oi muidugi. See, kõigepealt ma ütlen, et ei saa päris nõus olla selle 1905 aasta, et seal lasti enne ka sõjakooli ja nii edasi. Soomlased olid tõsi küll, soomlased ei osanud sõdida. Aga see on suur strateegiline nõrkus praegu. Ja see on samal ajal ka oht. Et Venemaa on väga palju juhitav luureagentuuride poolt. Luureagentuuridele omane on paranoiline mõtlemine. Ehk sa üritad kogu aeg mõelda, et kes sellest kasu saab ja kes selle taga seisab. Ja sealt tulevad tihtipeale äärmused. Ehk sa põhimõtteliselt ütled, et okei, et nüüd tõmmati näiteks meil Läänemere kaabel läbi, et see on Vene luureoperatsioon. Või siis sa ütled, mis on samavõrra jabur, et lohakas kapten lohistas 200 kilomeetrit ankrut enda taga. Mõlemad on ühteviisi valed. Vene föderatsioonis, mis ei toimunud Nõukogude Liidu lagunemisel, aga toimus natsi-saksa lüüa saamisel, või see denatsifitseerimine. Ja desovetiseerimist ei toimunud. Luureagentuurid jätkasid sisuliselt samasugusena edasi. Neid natukene killustati, aga see killustamine oli sarnane sellega, mida tehti omal ajal Stalini ajal ja peale selle, et võimu lihtsalt võimu jaotada. Ja nüüd, mis veel hullem toimus, oli see, et Putin on luureohvitser, kes oma meelelaadilt on paranoiline ja teadaolevalt Putin ei loe lehti, vaid ta loeb neid svodkasid või luure kokkuvõtteid. Ehk sul on 3 või 4 luure kokkuvõtted, mida sa iga hommik loed ainsa asjana, kellest igaüks üritab teist üle trumbata oma vänguses ja siis seda loeb selline paranoiline aju, kes paneb sinna veel midagi juurde. Ja seetõttu tekivad sellised asjad, mida nüüd NATO ametlikus keelepruugis kasutatakse 2 sõna miscalculation ja mistake. Ehk nad on mõlemad natukene erinevad. Mistake on see, mis toimus Ukrainas. Ehk sa arvad, et sa teed kiiresti selle platsi puhtaks ja sa oled täiesti mööda pannud. Ja miscalculation on see, et sa arvad peegelmõtlemise alusel, et kohe tungib mulle keegi kallale ja ma pean tegema midagi ennetavalt. Ja see oht on väga-väga suur. Ja mulle tundub, et teistmoodi sellest ohust mööda ei saa, kui sa osutad väga selgelt ja kogu aeg näitad, mis toimub sellel hetkel, kui sa teed selle vale sammu. Ja isegi mitte, mis toimub nagu üldiselt, vaid mis toimub sinuga personaalselt. Sest need inimesed tavaliselt kardavad iseenda pärast kõige rohkem. Ja lihtsalt väikseks näiteks toon, et ühel saapadi õppusel, ja see oli juba 10 aastat tagasi, isegi rohkem kui 10 aastat tagasi. See õppuse stsenaarium, mille me pärast kätte saime, venelased põhirünnaku suund tuli siia Baltimaade poole, aga nad Peterburi külge kaitsesid viivituslahingutega soomlaste vastu. Ja see oli 10 aastat tagasi. Kui keegi oleks 10 aastat tagasi nagu natukene viitsinud vaeva näha ja läinud Helsingi sadamasse, istunud pool tundi seal suvisel turul ja joonud kohvi, oleks aru saanud, et Soome ei tungi mitte kunagi Venemaale kallale. Ja nüüd sul on maailma kõige tugevam luureagentuuride võrk ja sa ütled, see eeldus on see, et Soome tuleb mulle kallale. See on jabur, see on mõeldamatu, seda ei oleks mitte kunagi juhtunud. Aga see näitab, kui kaugel see paranoia on ja see näitab, milliseid vigu nad võivad teha. Ma tõenäoliselt ei vastanud. Aga... Päris süsteemsemalt kui aitäh sõnaga. Ja küsimusi ka, olge head, kasutage seda võimalust, paneme selle QR-koodi uuesti, kui vahepeal on küljest ära kukkunud. Natukene suuremalt, siin üks küsimus on tulnud juba
ja see puudutab elutähtsa teenuse osutamise taristut, kas see on Eestis piisavalt kaitstud ja kas põhimõtted hädaolukorra realiseerumiseks protseduuriliselt piisavalt selgelt tagatud? Ei, mitte kunagi ei ole. Et see on selline küsimus, mida kõik küsimuse saajad ehk potentsiaalsed vastajad vihkavad, sest sa ei saa vastata jah. Aga sa pead alati vastama ei, sest Saab peale sirgeks lasta, eks ju? Absoluutselt. Ei ole, tegelikult ka. Aga mis meil puudu on, ma arvan, on see, et me peame nagu, ja ma ei räägi ühiskondlikust leppest, aga me peame laiemalt kokku leppima, et mis on see siis, et millest edasi me ütleme, et okei, et nüüd sa ei saa tunni aja jooksul elektrit tagasi, vaid võib minna 3 päeva. Et need stsenaariumid peame selgemalt ära kirjeldama kõikide inimeste jaoks. Aga taristut, sa ei saa mitte kunagi taristut kaitsta lõpuni, sellepärast et taristu, see sõna ise ütleb, et ta on seotud mingi kohaga. Ja kui sa oled mingi kohaga seotud, siis sul põhimõtteliselt piisab ainult nagu järjekindlalt sinna taguda. Ja kui me vaatame praegu, mida Venemaa teeb Ukraina energiataristuga, siis nad praegu kasutavad Ukraina mitte ainult alajaamade, vaid edasikandejaamade vastu Iskander ballistilisi rakette, mida kui keegi oleks 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi öelnud, et venelased lasevad oma kõige väärtuslikumaid rakette kõige tühisemate sihtmärkide pihta, siis see oleks mõeldamatu. Praegu nad seda teevad, sest millegi muuga nad ei saa hakkama. Ja jälle see loogika on see, et küsimus ei ole mitte see, et nad tahavad, et ukrainlased vaataksid telekat küünlavalgel, vaid nad tahavad seda, et lõpeks tulevik. Nad tahavad seda, et kõigil tekiks lootusetu tunne, sest kui elektrit ei ole, sul ei ole tööstust. Kui sul ei ole tööstust, siis sul ei ole sissetulekut. Kui sul ei ole sissetulekut, siis tekib masendus. Kui tekib masendus, siis sul on vaba demokraatlik riik, sa vahetad oma juhtkonna ära, kes teeb sulle parema elu. See on see, mida venelased teevad. Ehk see ahel, see, mida sa kirjeldasid praegu, et mulle tundub, et võib-olla meie meelekindluse kontroll tehti 31. detsembril Tallinnas, kui öeldi, et nüüd on võib-olla küll nii, et mingites kohtades ei ole vett, sellest puhkes peaaegu paanika puhkes sellest ja paarsada kilomeetrit või palju Kiievini on, eks ju, on olukord hoopis teine. Et meil on ikkagi mingi nagu skaala täiesti paigast ära, et raske mõista korraks, äkki on vett natukene vähem. Aga selle küsimuse pealt tegelikult tahaks küsida hoopis laiemat vaadet, siis ma ei tea, kas sa tunned ennast mugavalt seda üldistust andes või mitte, aga ma tahan väita, et lõppude lõpuks kodudes need veepaagid on ikkagi olemas. Et Päästeamet on teinud väga tublit tööd, ma ei tea, inimesed on ju lõpuks oma kortermajades läbi mõelnud, kuidas mingid varjepaigad ja nii edasi. Et mulle tundub, et üksikisiku tasandil nagu midagi justkui meie mõtetes tänu Ukrainale või Ukraina tõttu, mitte tänu, aga ilmselt ka tänulikud võime olla selle eest neile, on juhtunud. Aga kuidas sulle tundub ettevõtetega? Kas meie organisatsioonid on sellise suurema kriisi kindlad? Kas nad on selle läbi mõelnud ja andes aega mõelda, sulle siis üsna süsteemselt kohtun ettevõtete juhtkondadega sellise kriisikommunikatsiooni läbimängudel. Aitan näha, mis võiks juhtuda ja kuidas sa siis käitud. Ja sellega on küll väga lihtne. No okei, nad muidu ka ei telliks, aga enamasti on selles olukorras on asjad laiali. Nii nagu mitte kunagi siis Viidingu luuletuses, aga mõnes teises tekstis võib-olla. Et mulle kohati tundub, et võib-olla me oleme selle ettevõtte tasandi valmisoleku keerulisteks olukordadeks jätnud isikliku valmisoleku kõrval tegemata. Või teinud kehvasti? Kui seaduse käsi otse ette olla, eks ju? Jaa, nõus. Tegelikult ma olen sellega nõus. Kui nüüd rääkida üldiselt veel korraks asju konteksti panna, siis meie põhjanaabrid soomlased on väga palju tegelenud elanikkonna kaitsega. Seal on väga palju huvitavaid materjale netis saada ja nad on pikalt ja põhjalikult selleks valmistunud. Korraks teen kõrvalepõike. Siis soome keeles on selline imelik lause, häda ei ole tännäköinen. Ehk kui see on kriis, siis ma selles kriisis just tahaks elada, on see eesti keelde tõlgitud. Aga põhimõtteliselt on nagu välja selgitatud sellised lihtsad asjad, et me tihtipeale mõtleme valesti,
Ehk näiteks kui elekter ära läheb, see on suur probleem ja inimesed mõtlevad, et näiteks kui nüüd elekter ära läheb, siis kortermajades natukese aja pärast hakkavad inimesed surnuks külmuma. Tegelikult ei on ju. Suure kortermaja selline akumulatsioon on niivõrd suur, et sul 10 kraadi allapoole läheb mõne päevaga ja lõppkokkuvõttes sa inimesena lähed järjest väiksematesse ruumidesse ja lõpuks teed selle kurikuulsa tekitelgi endale söögilaua kohale ja oled seal all ja saad ilusasti sooja. See ei ole mingi probleem. Soe ei ole probleem. Tegelikult ei ole ka vesi probleem, sest vee kohale toomine on väga lihtne. Tänapäeval on probleem linnades on telefoni akude laadimine, aga see on ka nagu lahendatav. Tõsine suur probleem tiheasustusalades, millele tihtipeale väga vähe tähelepanu pööratakse, on kanalisatsioon. Sest see on nagu number 1 asi, mis tuleks ära teha kohe. Number 1 asi, proovime organiseerida kanalisatsiooni ja nüüd on olemas need kuivkäimlad korteriühistutele ja nii edasi ja nii edasi. Hajaasutusalal kõige suurem asi, millest alati puudus on informatsioon. Et seal saab ka ilma elektrita hakkama ja ka hädal saab käia, aga informatsiooni on puudu. Nii et me peaksime süsteemsemalt tegelema ka üksikisiku valmistumisega. Nüüd organisatsioonide puhul. Ma arvan, et sul on 100% õigus, ei ole valmistunud, aga sõjaväes on üks selline lause, millest väga, ütleme niimoodi, kehvasti saadakse aru, aga inglise keeles kõnab see saksa keeles, ma ei hakka isegi üritama, kus see originaalkeeles tulnud. Plan is nothing, planning is everything. Ehk siis nagu sa teed oma kriisiplaani, aga selle sa võid kohe ära visata, kui kriis algab. Mike Tyson kunagi ütles, et iga boksija läheb boksiringi oma strateegiaga, siis kui sa vastu tatti saad, siis sa hakkad jälle otsast peale pihta. Ehk siis see plaan, mis sa teed nii-öelda mitte kriisiaeg, selle sa võid kohe ära visata. Aga nüüd see planeerimisprotsess, inimeste kokkutoomine, mõtlemine, lahenduste, pisikeste asjade väljatöötamine, see on kulda väärt. Ja seda peab edasi tegema. Ja nüüd, kui kriis pihta hakkab, seda plaani niivõrd ei kasutata, vaid hakatakse improviseerima, aga improviseerima selle põhjal, mida sa enne oled teinud. Ja seda me oleme vähe teinud. Nüüd eraettevõtjana, kes ma ka olen, siis eraettevõtte poolelt on, ma arvan, see kõige suurem probleem on see, et kes maksab. Et kuhu ma selle arve panen. Kui ma panen kriisi planeerimise peale ja kui ma olen suur tehas näiteks, kui ma panen kriisi planeerimise peale 2% tööajast, 5% tööajast, siis kes selle arve lõpuks kinni maksab? Ja see on jälle see, kust minu arust võiks tekkida poliitilised juhised, poliitilised vahendid, poliitilised meetodid, poliitiliselt selles mõttes mitte poliitikute, vaid nagu poliitikate poolt tehtud. Ja see on nüüd see, et me peame selle julgeolekupoliitika sita suusailma üle elama. Me peame selle raha ära maksma. Jaa, aitäh sulle ja küsimusi on tekkinud ka. Lähme minema, siin on palju muid. Jaa, ma saan aru, sul on ka järgmine kohtumine juba ees. Ei, mul on kohvi. Kohvi on, aga siis ongi, et kohvi laua äärde jäävad. Muide, sa siin nii hoogsalt tsiteerid Tysonit ja Klitschkod. Ma saan aru, et üks boksimatš on sul nagu soolas ikkagi rikkaks saamise teekond, eks ju. Et see raamatu väljaandmine. Mulle meenus kohe Tysoni veel üks legendaarne tuli Ameerika Ühendriikide nagu tippjuhtide ette, see oli ka 10 aastat tagasi ja siis palus saalil käe tõsta, et kellel on kriisiplaan olemas. Et tõstke käsi, kellel on kriisiplaan olemas, siis seal mehed ja naised tõstsid käe püsti ja siis Tyson ütles, et nii, ma tulen nüüd annan sulle vastu hambaid, mis su plaanis siis saab. Eks, et see nii on. Ja siis on siin saalis kuulajal kellelgi ka usk, et sul on mingit täpsemat infot. Kas on lootust, et Putin kukutatakse, on küsimus ta? Ei tea. Ei tea. Aga üks küsimus ikkagi täiesti viimane. Ja ära mine väga põhjalikult, sest kohvi jahtub ära muidu, aga see natukene näitab nagu seda rahvusvahelist pilti. Ja ma arvan, et see on väga õige küsimus ja selle üle peab mõtlema, isegi kui otse vastust ei tea mitte keegi. Aga ikkagi, Maduro kaaperdamine. Kuidas see Putinit mõjutab või kuidas see sinu nägemuses praegu seda pilti muudab? Tema ohutunnetust ja hirmu oma personaalse tulemuse ees jätkub küsimus Putini kontekstis, aga sa ütlesid ka siin, et NATO, ja ma arvan, et sa mõtlesid seal koos Ameerika Ühendriikidega NATO-t, aga on ju selge, et täna ju räägitakse kogu aeg rohkem, et me ei ole enam samasugustes suhetes ka NATO sees nende samade liitlastega, kui me olime veel mõnda aega tagasi. Et kui sa mingi selle indukatsiooni annaksid ka siit indikatsiooni või induktsiooni?
No minu vaatenurk sõjalise poole pealt on nagu väärastunud, selles mõttes väärastunud, et meie Eestis oleme tegelenud ainult ühe asjaga alates aastast 1992, kuidas jääda iseseisvaks. Ja see on meie jaoks nagu ja ikka veel on suur probleem, sellepärast, et kui sa vaatad enamus NATO riike, et oletame, et maailmas tuleb kriis ja nüüd kriis saab läbi ja maailmas ei ole enam iseseisvat Suurbritanniat, siis see ei tundu isegi, see ei ole isegi nende luurajate skaalal, see on seal teisel pool nulli. Aga et ei ole iseseisvat Lätit või Leedut või Eestit, keegi võib mingi sellise stsenaariumi välja mõelda. Nii et meil see ohutunnetus on meeletult suur. Alates NATOsse astumise hetkest me oleme kogu aeg rääkinud Eesti kaitsmisest ja idatiiva kaitsmisest. Ja ütleme niimoodi, et ainsad riigid, kes meid ikkagi tihtipeale kuulasid, oligi see 3-täheline riik, Ameerika Ühendriigid. Et nendele me suutsime põhjendada ja nendele me suutsime rääkida. Nii et ma ei ole Ameerika Ühendriikide osas sugugi selline neutraalne. Vastupidi, ma arvan, et nad on meie Eesti riigi kaitseks väga-väga palju teinud ka viimastel aastatel. See, mis seal toimub poliitilisel tasandil, see on mulle isiklikult sügavalt vastu võetamatu ja arusaamatu, täiesti arusaamatu. Ma arvan, et see, mida... ma ei ole mingi trumpoloog, ma ei saa... On tekkinud palju. On, nii nagu viroloogia ja kõiki muid omal ajal. Aga ma ei oska selle kohta öelda. Ma arvan, et Putin kardab sisemist kukutamist palju rohkem kui sellist välisriikide sekkumist, ma arvan. Ja kui ma olen näinud, need on ka avalikult väga kergesti leitavad, et see viis, kuidas teda kaitstakse, siis päris selline operatsioon ei oleks võimalik isegi Ameerika Ühendriikidel. Või vähemalt nagu 0 inimkaotuse, 0 näokaotusega ja nii edasi. Et see oleks märgatavalt verisem ja mulle tundub, et keegi ei hakkaks seda ette võtma, sest see surnud mehe käsi ehk siis näpp tuumanupul, see on see, mida kõik kardavad. Mikko Vello-Palm, suur aitäh! Aitäh! Ole siis hea, kui see Klitschko, kui see matš tulema hakkab, anna teada, seda pulli tahaks näha ikkagi. Raamatukujundus on valmis juba, väga hea.